Tavai, kuule, aga patrullis osa 7, Aleksei. No nii, Aleksei, näita meile. Üllata meid. Tavaliselt ja laps magab hästi, aga täna ei tea, mis juhtus. Ei oska öelda. Võib-olla lapsel midagi valutas või kas või kõht või hambad. Tavaliselt praegu selline aeg, millal tavaliselt valutab. Lapsega pisteks või? His first word was papa, which is issi, rather than mama, which I'm not actually sad about. I cannot wish for a better husband and better father for my child. Kuku, ma olen siin. Näita, kui suur sa oled. Minu peres vanemad räägivad ainult vene keeles. Eesti keelt ma õppisin koolis. Kui ma läksin kutsekooli, isegi ma ütleks, et mõnikord eesti keele tunnid olid vene keeles ka. Tulevikus me abikaasaga tahame saata teda Eesti lasteaia. Ma üritan natuke räägida eesti keeles, sellepärast ma ei taha teda valesti õpetada. Kohe saad magama minna, ma lähen tööle. Näeme hommikul, увидимся утром. Чао-чао. Ciao, ciao. Olen Aleksei Olijevski, olen 27-aastane, töötan Nida prefektuuris, Jõhvi politseijaoskonnas patrullpolitseinikuna Jõhvi tiksne. 4 aastat. No nii, patrullis. Aleksei! No nii, chat, tehke oma pakkumine, kas me täna kuuleme eesti keelt ka või? Mõnel väljakutsel. Jõhvi mul meeldib sellepärast, et see on rahulik linn. Siin on ilus loodus. Eelmises episoodis me vist kuulsime ainult ühe korra. Mulle meeldib enne tööd natuke jalutada, hingata värske õhku, mõelda, mis võib tulla täna. Täna minu paariliseks on Artjom. Praegu minu jaoks ei tule ületusena, kui Artjom on saunas. Peab saunas vaatama. Artjom on saunas. Ehk siis võib-olla teeb trenni. Ja peab riided valima vastavalt ilmale. Aga lubati, et öösel tuleb äkki -18. Jõusalis käisid? Ei käinud. Tere. Kuidas või väljas rahulik? Vägagi. Ärge siis ära rikkuda peale. Praegu paneme varastusse autosse, vaatame, mis kaardi peal toimub. Roolis täna olen mina, Artjom on kõrval. Aga politseil on ka rahed, on ju? Või neil on mingi teine asi või? Alati on hea tuju, kui auto on tangitud, puhas, ei ole muust. Sellega on parem töötada. Sees on ka ilusam. Salvakaga mees peseb autot, kuivatab. Siis kohustus. All right. No, alustame uut vahetust. Ja oled valmis? Ikka olen. Alati olen valmis. Too on ülinorm. Vahetuse algus oli rahulik, väljakutset ei olnud, siis teostasime liiklusjärelevalve, mõõtsime kiirus ja tegime jõuvekontrolli. Ahtmelina osas tuli meile vastu sõiduk, kes sõitis 57. Peatasime sõidukit, suhtlesin juhiga, ta oli äritunud selle peale, et tuli talle vastu ühesuunalise teel naine ja peaaegu tegi Kui politsei mõõdab sõitvast autost palju pluss-miinus on? Ka 4 või seal rohkem või? 8 või? No aga siis ta ei ületanud kiirust ju.
3 ütlevad osad, okei. meil Kohtla-Järvel sotsiaalmaja ja No keegi tea ühesõnaga. probleemid, joobes naabrid, kaklused ja sündmused relvadega. Okei, 50 kilti tunnis, siis 3, 90 pluss siis 8, okei. 6-7. Kannatanud. Tal varastati 25 €, varastati mingisugused isiklikud asjad ja veel midagi varastati. Ja on kaklustatud ka kuskil seal üleval. 25 € ja? Mõlemad oleksid vaja. Gaasi minu meelest ei või? Kohapeal oli juba patrull. Kiirreageerijad äkki kohale? Samuti kiirabi vaatas isiku üle ja osutas talle esmaabi. Kuidas tal nimi oli? Kood 0. Что случилось? No see on ju täitsa läbi vend. See ei saa midagi aru. Vägivallatseja asub oma toas. Teeme niimoodi, et ma siis jään temaga, kui valguses olin temaga ja siis te võite minna. Ja, Peedu. Perekonnanime teada. No siin saab küsida. Ja ta peab olema selline 50-50 gangster. Samuti kannatanu Gangster! ütles, et isik on joobes ja võib-olla Ta on normne. 50-50 gangster. Patrulli. Kuna pole teada, mis toas asub vägivallatseja, asusime otsima. Kas köögis vaatasite? Jah. Tere! Järsku ilmus koridori peale 4. seltskond ning nende seas oli vägivallatseja. Стойте! Stop seis, блядь! Руки из кармана вытащите. 27 täpsusta, mis riietused tal seljas olid? Туда отойдите. Туда. Да, вы туда отойдите. Konflikt у вас был? Üritasime aru saada, mis konkreetselt juhtus, aga seltskond oli purjus ja jutt oli segane. Прямом. А вы будто сами не знаете, что произошло. Я не знаю, что произошло. Что такое? Вы из Тут произошел какого? конфликт, вы участвовали в нем вообще? Не идите туда, еще раз говорю. Ühel hetkel soovis naine kinnipeetava juurde tulla ning segas meie tööd. Когда вы последний раз видели? Мужчины, выйдите отсюда. Коридор. Выйдите в коридор. Не подходите, отойдите. Стойте на месте. Seltskond oli rahutu ja me pidime mitu korda korraldusi andma. Идите все сюда, все к стенке встали. Втроем. Koer kallale kohe, ei või? Oih, libises! Вы вместе все время были с ним? Oih, libises võts! Oi, see tähendab! Ei tohi! Tahtis minna teisele elukoha aadressile, aga ei saanud, kuna võtmed olid kadunud. Hakkasime ka neid võtmed otsima. Tere, see koer on alati mingi räme hirmus lihtsalt. Seda taserit ei oska karta vaata, aga tere koer, oi pasa. See juba näed, kuidas ta mingi vahib siin, mingi ila jookseb. Seal vaatame ka, aga ei seal kui tema toas. Про квартиру вору что-то знаете? Где ваша комната? Здесь. Kannatanu võttis enda asjad ja teine patrull toimetas isiku koju. Võttis isegi vetsupaberi kaasa. Aga kuida nad kindlaks tegid, et need olid tema asjad? Olid kõik joobes, jutt oli segane, olukord oli sina vastu ning koha peal politsei abi enam ei olnud vaja. Не привозите меня сюда, пожалуйста. Я уже объяснил. Мы не врачи, мы этим не занимаемся. Сам должен обратиться. Ma vaatasin visuaalselt selle käed, et verd ei jälgi ei olnud kätede peal
Aga alustame kriminaalassi faktipõhisel, kuna vigastused on. Ehk siis uurija kutsub neid enda juurde, kuulab nii kannatanu kui ka kahtlustatava üle. Kui on kõik muidugi kained ja siis menetluse käigus selgub, mis seal täpsemalt juhtus. Tuli Bravo väljakutse Orule lähisuhtevägivald. Teataja väidab, et mees tuli temale kallale. Teataja ise koha peal ei ole, kuna mees lubas teda ära tappa. Ja praegu lähme vaatame, mis selle naisega on, kus see meesterahvas võib viibida hetkel. Hukata. Sõidu ajal me helistasime teatajale, et koguda rohkem infot, mis konkreetselt juhtus. Tere, politseist ülitan, et te tegite väljakutse Orule, jah? Aga kas tema abikaasa või elukaaslane oli varem juba tema suhtes agressiivne või vägivalda kasutanud? Jah, okei. Ehk siis olid juba juhtumid olnud? Okei, selgeks. Et hetkel ta on seal korteris, jah, koos mehega? Ehk siis kannatanu helistas teatajale, mitte politseisse, nagu ma saan aru. Kannatanu sõbranna helistas? No kõigepealt kannatanu helistas teatajale. Jah. Nii, keerame ringi. Kohale jõudes maja ees ootas meid teataja. Aga miks ta otse politseisse ei helistanud? Et teeme niimoodi praegu, et teataja jõua praegu, aga me tegeleme nii kaua selle mehega. Nii, ta tuleb praegu ise vastu meile või... Praegu võttis sisestab minu kõne, siis ta võtab vastu. Aga see, kas korteri uks avaneb teile, seda ma ei oska. Okei, pigem siis ei helistame korterisse. Siis ma arvan, et ta ei lase mees ka välja. Tere. Tere. See on tema? Ei. Elukaaslane? Ei. Saime korterisse. Kas see on tema? Tere. Eraldasime mehe ja naise. Пройдите в комнату, пожалуйста. Какой? Вы можете пройти сюда, на кухню. Kuhnia! Mis juhtus? No, nagu Mirage'is ju, ei või? Потому что нас вызвали. Говорите, как есть. А что он делает? У вас сегодня какой конфликт между собой получился? Из-за чего у вас вообще случилась ссора? Потому что... Говорите, как есть, не бойтесь. Хорошо. Вы? Ну, как-нибудь сформулируйте, попытайтесь. И у нее периодически взрывается в голове то, что вот, я такой-то, 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 такой-то плохой человек, потому что когда-то тогда, когда-то там что-то там я сделал. Что конкретно? Ну, по отношению с другими девушками, в общем. Sellistel juhtudel tahame endas parimat anda ja aidata inimesi. Но он вас бьет. Сегодня не бил точно. Можете руки, пожалуйста, показать? Ühesõnaga, mees on kunagi petnud seda naist ja nüüd see naine mingi kassib ära ja siis hakkab mingi möll pihta või? А когда последний раз вас бил? Ja siis lõppkokkuvõttes mees läheb naisele kallale, nagu ma aru saan. Бояться кого-то. Раз мы уже здесь, поэтому нужно говорить правду. Andsime naiste ja rahvale ohriabi numbri. Сейчас тогда мы передадим ваши данные помощь жертвам, они с вами свяжутся, мы можем оставить Вам телефон Оли или Сады? 16 006. Kui sa ei suuda üle olla, miks sa oled temaga koos või? No vaata, kuna see on nagu, noh, ma ei tea, kui räige urgas see on, aga see tundub suht urgas koht, siis ma eeldan, et seal on mingisugune see, et nad, kuidas ma ütlen, et nad on üksteisest sõltuvuses, vaata,
et nad et see mingi naine ei saa sealt minema kolida, sest tal ei ole kuhugi minna näiteks või mingi siuke teema võib-olla ka. Inimest keelub 12 tundi. Võib-olla tal ei ole, Mees lahkus. võib-olla ei ole nagu palkagi, vaata, võib-olla ei käi tööl või mis iganes, vaata, seal võib nii palju erinevaid asju olla, et Orav, tänud 11 kuud. Kait, suurt tänud sulle ka 61 kuud. Salvestus tuleb. Selle kannatanu sõnul probleem on pidev ja ta kardab oma elukaaslast. Hetkel eraldasime pooled. Kannatanu tahtis ohvri abi. Hommikul saab kaineks, siis helistab ja ise meie poolt edastame kannatanu kohta infot. Kuigi oli palgapäev, liin oli vaikne ja väljakutset ei olnud, kasutasime aega, et teha nii-öelda koridori, kus teeme sõiduki juhtidele joobekontrolli. Me valime teelõiku, teeme koridori, auto tuleb meie juurde ja kontrollime juhtide kaintsust. Tere! Puhka eemalt palun. Ja üks hetk. Tere! Teeme kiirelt eemalt puhkuge palun. Üks hetk. Me ei kontrolli ainult alkoholijoovad, vaid ka narkojoovad. See on kahjuks päris suur mure. Сейчас сделаем с вами небольшую процедуру. Kõigepealt ma pööran tähelepanu silmade peale. Kui pupillid on väikesed, siis võimalikult, et juht võib olla наркоёбес. Руки вытяните перед собой, ноги вместе. Указательным пальцем до кончика носа. Дотроньтесь одной рукой, второй. Второй рукой. Теперь до меня пройдитесь пятка-носок. А see on mingi legit asi või? Et mingi kõnni minuni mingi kandjavarvas läbi lume või? Хорошо, все в порядке. Всего доброго. До свидания. Mul tekkis kahtlus, kuna praegu isikul oli silmad natuke punased. Tegin talle paar protseduuri ja isik edukalt tegi neid ja jätkas oma teekonda. Silmad punased või? Ta nuttis lihtsalt. Ühes suures parklas tabasime rikkujad, kes katsetas oma sõidukit. Можете сказать, что это сейчас было? Не слышу. А почему? Ну, не бывает просто с ней. Mis asja? Немного занесло. Это не немного занесло. Auto hakkas libisema. Так, чтобы машина пошла в занос. Ei, see oli kogemata. Autol kehv ref. Машина чуть заносит, водитель выравнивает машину, чтобы машина дальше в занос не пошла. Noored meil kihutavad, driftivad. Suur parkla, palju ruumi, teised inimesed vaatavad ja tahavad näidata oma oskusi, kuidas nad oskavad autot juhtida. Ma olen ise ka Lõunakeskuse parklas, olen trahvi saanud selle eest. Trahvi summa on 40 €, karistusregistri see summa ei lähe. Ja isik oli rikkumisega nõus ja tehakse talle praegu lühimenetlusse. Head! 22.30. Mäletan Aleksei, kui tuli tööle just, ma juba töötasin. See pisikene, väike. Oli veel jah, väike laps just töö mõttes. Et mäletan, ta oli meil 3. liikmena patrullis, istus mu tagant ja ma näitasin talle, kuidas see laserkamm töötab, ehk siis kiirusmõõtur. Ja ta ei osanud seda kasutada veel. Aga praegu ta võib-olla kasutab seda minust paremini. Ma olen väga uhke tema üle, et temast sai ikka väga pädev ametnik minu meelest. Mingi pärast ma seda ei mäleta. Praegu on peaaegu 12:30 ja mul näitab, et laps on üleval, ärkas mingi põhjusel, jälle midagi segab arvatavasti, valutab midagi ja tundub, et abikaasal algab öine vahetus. Ei tea, kogu aeg niimoodi magab.
Sul on mugav. Ja mul on kogu aeg internet on sees, kui ta hakkab liikuma või teeb mingit häält, siis mul automaatselt see tuleb telefoni peale ja ma vaatan, mis seal toimub. Kiviõli öörahu rikkumine. Saime väljakutse öörahu rikkumine. Teate annab teada, et maja juures ei saab auto, sees istub naisterahvas ja laseb signaali 15 minutit järjest. Sõidame praegu Kiviõli linnas. Ma mõtlesin, tümpsu laseb. Siin ümbrust. Lisainfona meil tuli, et antud naisterahvas oli vahele jäänud joogeseisundis, siis sõitsis purjus peaga. Leidsime selle auto üles. Auto sees oli naine ja 2 last. Так. Извините, пожалуйста. Я был в машине, потеряла телефон и доеду бегом. Tuli välja, et naine oli sõitnud Narvast Kiviõli, aga mees ei lasknud neid korterisse. А давно вы здесь находитесь? Час. И дети не замерзли в машине? У вас машина заглушена, не работает. Я только что закружил, потому что Õnneks oli üks sõbranna nõus naisele koos lastega ööbimiskohta pakkuma, et nad ei peaks autosse jääma. Lastega tund aega istus autos ja nüüd sõbranna tuli tema juurde ja nad lähevad ööbima koos lastega tema juurde. Tähtis see, et nad ei maga autos. Tundub isegi väiksem kui minu. See tundub ikka mingi väga räige elu, jah? Nagu imagine lihtsalt, et see on sinu elu nagu. Väga putsi. Praegu Ida-Virumaa on väga rahulik. Me praegu mõõdame kiirust. Kui nii mõtlema hakata, siis tegelikult ei olegi väga hull nagu. Keegi ei sõida, aga me üritame mõõta. Tegelikult on suht norm preelt. Öörahu jälle. Vot sellist väljakutset ma polegi varem saanud. Jõudsime Alfa väljakutsele öörahu rikkumine. Teete helistas 112, kuna naabrid pidevalt terroriseerivad teda öörahu rikkumisega. Teetaks oli naisterahvas, kes oli mures, et naaber käib туалетис ja tunneb enda korteris ebameeldiva lõhna. А сейчас вы потому что они шумят. Да, бабка там кричит, что там будет туалет. Я спала. Ну, я проснулась от того, что там это, а там мальчик у них есть, который у них там эти душевые кабины наставлены и все прочее, евроремонты сделаны. И у них они, когда мы ходим в туалет, они открывают к нам мне сюда в комнату. Я с ними вот по этому поводу спорю уже сколько лет. Председатель отказывается. Понимаете? Но мне этот шум надоел. Я если готовлю, они кричат, что пахнет. Если я хожу в туалет, пахнет. Ну как я могу жить, скажите? То есть проблема сейчас заключается в том, что... Я хожу в туалет, и они кричат, пахнет. Probleem oli teatel, et naabrid üleval kogu aeg süüdistavad teatajat, et kui ta käib vetsus, siis üleval ebameeldiv lõhn. Soovitasime pöörduda piirkonna politseinikule las järgmine nädal, kui saavad kokku, käivad üleval ja lahendavad seda probleemi. Oi jah. Joobes naine. Meil praegu ootab joobes isik, kes käib trepikojas, koputab uste peale. Pidev probleem. Ohtlik ei ole. Kohale jõudes ootas meid 2 meesterahvast
ühe härra telefoni aku oli tühi ning ta oli enda sõnul sellepärast käinud korterimaja ustele koputamas, mehed ikka. et saaks telefoni laadida ja takso tellida. Inimesed aga kutsusid selle peale hoopis meid. Чтобы телефон и вызвать такси. То есть, получается, как я правильно понимаю, вы с дома приехали сюда? Нет, да, побухали. Oota, mis asja? С этим... Vend tahab endale taksot tellida ja siis ta käib kuskil suvalises kortermajas, peksab uste peale või? Et tere, palun laenaka mulle telefoni või? Mingi öösel. Kuna tal oli koht olemas, toimetasime teda sinna. Как вас зовут? У вас какие-то вещи с собой есть? Et tere, ma tahan telo laadida teie juures, kas ma võin või? Сюда, пожалуйста. Et lubate, et te võite ise magama tagasi minna, et ma istuks teil siin köögis, laeks mobla veits. Mulle see ei meeldi, sellepärast politsei ei ole takso. Ja selle jaoks on ette nähtud inimesed, kes tegelevad taksoteenusel. Tüübil on mingi enda maja ju. Et inimesed muutuvad iga päeva aina seaduse kuulekamaks, on ju? Ja isegi jõudes juht ei tulnud. Siin on üks kahest. Kas me oleme kehvasti tööd teinud või inimesed olid tublid? Ma arvan, et ikka inimesed olid tublid. Siiamaani ma saan telefonile signaali, et laps ei maga. No on üleval, arvatavasti ja ootab mind koju tagasi. Ja praegu lähme Artemiga. No mind väga keegi ei oota kodus, aga ma lähen koju ka. No tule meile külla. Oo. Hea meelega tulen. Ja tuleme homme jälle siia. Uuesti ja homme tööle kell 4. 12 tundi veel ja oleme jälle siin vormis. Mitte homme, aga juba täna. Juba täna. Olgu siis, täna näeme. Näeme. $320 väljakutset üle Eesti. 34 lähisuhte vägivalla kutset, inimkannatanudega liiklusõnnetusi 4, kontrolliti 1548 autojuhti, 5 parmu otseroolist. Nojah, ma ei tea, viimased 2 osa on suht nagu pasased olnud, ma ütlen ausalt. Nagu viimased 2 osa on suht kuivad olnud.